on 23. jaanuar, esmaspäev, kell on 6:30, sellepärast ma räägin veidi vaikselt ja ma olen üsna unine, kuna ma ärkasin alles tund aega tagasi. Jah, ma ärkasin 5:30, sest mul on täna ajalookontrolltöö ning ma õppisin just nagu 4A4 materjali ära, mis on kahepoolsed. Eile ma kirjutasin mingi 4 tundi seda konspekti. Aga täna ma võtan nüüd endaga kooli kaasa ja siis ma lähen vist viimasest tunnist varem ära ja meil on päeval veel 1 tunni ajal rahvatantsuproov ka, sest et pärast tunde on meil õhtul Pelgulinna gümnaasiumis rahvatantsu ülevaatus ja siis pärast seda on mul vaja kohe joosta Salma kultuurikeskusesse, sest ma lähen vaatama etendust Lantimise kunstnikud koos Ketsiga. Seega tuleb täiega põnev päev, kuid väga väsitav. Ma olen mingi 6 tundi maganud, ma olen suht unine, aga ma hakkan nüüd meiki tegema ennast valmis settima. Hommikusöögiks 2 vorsti võileiba ja mingi maasikakohuke. Ja sõidame kooli. Oota, ma tulin kõigi nende asjadega kooli. Ja ma olen täiega hiljaks jäänud. Mis see kell on? Varsti saab 10 minutit. Mina iga esmaspäeva hommik, sest et ma lihtsalt ei suuda varem kooli tulla. No, väike probleem on ka mu emas või ennast, sest neil läheb aega. Aga meil kõigil, me lihtsalt ei suuda. Igatahes. Mul hakkab inglise keel. Ma ei tea, kuidas õpetaja sellesse suhtub, sest et eelmine kord, kui ma helinesin 15 minutit, siis ta oli haige. Ja siis ta ei näinud, et ma helinesin. Aga täna ta näeb. Ja nüüd me siin jookseme. Ja mu käsi jõsib ära. Ma vist jätan nüüd siia. Õpetajal on probleem. Nüüd me hakkame filmi arvustusi või me tegime igaüks kirjutus ma teen kiirelt arvustuse filmi kohta ja siis nüüd me peame neid lugema ja me valime kõige parema filmi, mida me pärast vaatame tunnis. Me tulime praegu keemiatunnist ära, panime riided selga, nüüd on nagu peaproov, meil on see õige rätik ja värk ja enam-vähem jalanud ja nüüd me teeme poistele kõik tantsud, see meie peaproov, kuna täna õhtul on see ülevaatus. Ja nagu meil on nii kõvasti kinni seotud, et on nagu valus hingata, see on nagu tugevalt, nii et see nagu peab vaja niimoodi seisma, see on nagu lõdvaks tõsta. Ma isegi peaaegu ei ulata enda jalgadeni, sest see on nii kõvasti. Kogu aeg kaasas multitööriist, et hetkel ta parandab siis enda mingit, mis on võtmehoidja sarnane asi või? No veepudeli selline rihma asi. Sihukest kogu aeg kaasas. Nagu wow. Meil oli just see peaproov ja nüüd meil lõppes see ära, me vahetasime riided tagasi ja me vist ei jõua praegu tundi minna, seega me ootame nüüd söögivahetundi. Ja siis me vist hakkame ajalookontrolli üks korda, sest meil on täna ajalookontroll. Kell on söögivahetund ja me lähme praegu Solli, ostame süüa ja siis lähme sinna raamatupoodi ajalookontrolliks õppima, sest seal on hea vaikne ja see on praegune plaan. Olime siis just Apollos, õppisime siin veidike ja nüüd lähme ostame Solli toidupoest süüa. See kordamine läks üsna edukalt, kuigi me päris lõpuni veel ei jõudnud. Meil on praegu vahetund 2 tunni vahel ja siis pärast seda vene keelt hakkab meil ajalugu. Ja ma hakkan ajalugu jälle kordama, nagu mul on, ma ei tunne ennast väga hästi selles suhtes, kuigi ma olen nagu mingi 5 tundi selleks õppinud, aga tavaliselt ma saan alati 3. Seega ma ei ole liiga elevil, aga samas ma tahaks selle lihtsalt ära teha, ma ei viitsi selleks üldse korrata. Ja siis Martin saatis mulle veel mingid küsimused, ka mina pean vastama mingi 50 küsimust. Seega mul on vaja nüüd see kiiresti veel vahepeal ära teha. Tähtaeg oli tegelikult eile ja õues on nagu väga vihmane siuke mitte liiga meeldiv ilm ja siis pärast ajalookontrollit meil on vaja kohe joosta sinna Pelgulinna gümnaasiumisse, kus meil on täna need ettevalmistused, sest meil on vaja veel proovi teha, mingi soengut punude värki, aga ma tahaks vahepeal süüa osta, ma ei tea, kas ma üldse jõuan ja siis õhtul ma pean otse teatrisse jooksma, nagu mul on 15 minutit vahet, et jõud teatrisse hilin, et siis ei lasta seega. Täna on ülikiire päev, ma ei ole kindel, kas homseks midagi õppida ka veel on. See on minu klassivend Tarmo, kui ma peaks seda seeriaks tegema, et ma olen igas vlogis, võtta, see on minu klassikaaslane keegi. Nüüd on teil mingis ma tegin, ma tahan sulle seda sama. Kas sa soovid enda Instagrami kõigile öelda, et nad seda followma läheks?
Jaa, volukunstnik. Ja minge tšekkige, see on O-ga, mitte Ö-ga. Seega, minge tšekkige. Tervita emmat. Tšau, emma. Ma ei tea, kas ta vaatab. Sinu kandiga. Tema pärast. Update. Mu aju ei kraba seda materjali, see lihtsalt ei jää mulle pähe, see on nii keeruline, see on nii raske, see on nii ebahuvitav. Praeguseks kõik. Sellise sajakotiga me siis lähme, siin on kostüüm, mingid lisaasjad ja siis mul on veel seljakott seal taga, arvuti ja mingi pooleliitrise veepudeliga. See on mega raske, ajaloo kontrolltöö läks suht enam-vähem. Ma ei arva, et see väga hästi läks, ma arvan, et nagu 3 saab kätte ja siis veel me saime teisest ajaloost ära, sest me läheme nüüd tantsime. Aga õpetajad seda ei tea ajalugu lõpuni, seega teised saavad varem ära ja me peame nüüd tantsima minema. Ja inimesed ei lase mul süüa minna esimest, ma seega ma võib-olla nõrken ära. Nad ei saa aru, millega nad riskivad hetkel. Teeme ikka rahvatantsu rongkäigu. Me kõnnime need topid käes ja kostüümid käes. Ja see on lihtsalt üsna omamoodi välja. Nagu lihtsalt, ma küsin, väga ei ole näha. Aga põhimõtteliselt meil on need topid käes. Ja nad väidavad, et kui me sinna Pelgulina gümnaasiumi juurde jõuame, et seal peaks mingi pood olema, kus loodetavasti on süüa, aga ma kardan, et see on üliväike, kus ma ei leia midagi süüa. Saame. Kas me peame jooksma või? Ei! Lähme või? Me vallutasime selle bussi, aga me pole isegi kindlad, kas me saame selle kõigesse kohta. Osad väidavad ei saa. Sa saad Mäkki süüa. Mulle ei meeldi väga Mäkk. Aga kui midagi muud oli, siis ma vist pean. Kuidas see on nagu... Meid on väga palju. Me lähme McDonaldsisse, siis teine valik on Statoil, aga seal on kallis seega me lähme Mäkki. Ma üritan mingi tortilla või asja leida, siis peaks okei olema. Nad kõik mõtlevad seal, mida teha. Aga meil pole väga muud valikut, meil on suht kiire seega Mac. Donalds, it is. Traagiline hetk, ma olen siin Mäkis oodanud juba mõnda aega, mingi 10 minutit. Ja teised inimesed on kogu aeg enne mind ja meil on kiire, meil on vaja soengut punuda, meil on vaja mingit vööd endale ümber tõmmata, et me hingata ei saaks, meil on vaja riided ära vaata, mingid sukapüksid, jalanõud, mida iganes. Ja meil läheb juba kiireks, meil on vaja jalutada sinna, meil on vaja süüa, toit peab seedima. Ja nagu, okay, midagi sai veel nii. Oh, mida? Aitäh! Me jõudsime siia ja siin on kaos, see klass on tõesti täis, siin on nagu ma ei tea, mingi 7-10 gruppi ühes klassi. Ja see on väga täis ja me hakkame nüüd sööma. Me oleme ülinäljased, aga arvatavasti meil hakkab halb pärast, kui me nüüd ära sööme. Ma võtsin friikid ja mingi kanaräppi. Ma ei tea, ma olen nii näljane. Ma söön kanaräppi. Ja mulle pulutakse mingit patsi. Ma ei tea, mis ta on näha. Loodame. Ma ei tea. Ma ei suuda rääkida. Saad aru, iristab, rips meid, värvib ilma peeglisse vaatamata, et ta lihtsalt vaatab üles ja lihtsalt värvib. Tõesti ulme, mis inimesi ma kohtan Eestis ikka nagu. Ma pean enda nagu seda meigi taset ka tõstma. Ma ei tea. Me oleme enam-vähem riides, meil on vöö panemata, sest praegu me ei seo ennast veel nii tugevalt kindlasti, me just sõime, söök alles seedib. Ja lihtsalt nagu, vaadake kui puhas see on nagu, wow. Ja mulle punuti see pats ära, ma ei ole ise veel kordagi näinud, sest saate aru, siin majas ei ole peegleid. Igatahes nagu, ma ei tea, ma loodan, et te näete, siuke lips on meil pandud. Ja nüüd ootame enda aega ja meil on päris palav. Panime endale praegu õrnalt need vööd ja nüüd me lähme teeme viimase peaproovi enne minekut. Ma ei tea, vaatame, kus me siin mingit ruumi leiame. See kool on üsna huvitav, ütleme nii. Praegu mul ei ole närvi, sest ma pikem kardan seda, et mul hakkab halb, kuna ma sõin just enne. Aga siit näeb linna veits, ei noh, mitte õue lihtsalt. Ja siin all on ka palju inimesi. Me võtame üle võimla, sest et see on vaba ja me teeme siin nii kaua harjutame, kuni keegi midagi tuleb ütle. Võta.
tulemast. Selline on siis see saal, kus see värk hakkab toimuma. Kas meil on närv sees? Kuidas teil? Kohe lisas tagasi. Teil on võttis kõigis. Kas teil nagu närvi ei ole või? Null. Okei, väga hea. Väike snappimine või? Kõik on nagu... Nii nummi. Ma ei saa mulle. See on nagu, kui sul on ühel päeval sõpra. OOTD, vaadake, mul on ikka veel see sinine pael peas. See näeb üsna veider välja, sest see ei matchi selle sinisega, aga vaata, oleme. Nii näitab piletit. No lähme vaatama lantimiskunstnikud. Kui keegi on vaatamas käinud, siis andke kommentaarides teada, kuidas teile see meeldis. Ma mainin lihtsalt, et me oleme hetkel salves nurga taga, selleks, et vloogida sinu vaiksem. Igatahes see ülevaatus läks päris okeilt, meil ei öelda praegu veel mitte midagi, kas me saame tantsupeole või ei. Praegu lihtsalt vaadati kõik üle ja siis anti teada. Me nagu täpsustati mingid detailid üle, et mida tuleks teiseks ülevaatuseks muuta, nagu kõigil. Ja siis teine ülevaatus on aprillis ja siis me saame alles lõpliku vastuse, kas me saame edasi või ei. Ma jõudsin napilt viimase tantsu ära teha ja selle kohta ma ei jõudnud kuulata, mis seal õigesti või teistmoodi peaks tegema. Seega ma jooksin kohe ära, ma mingi 10 minutiga võtsin kõik riided ära, vahetsin ära, pakkisin kokku, mul oli mingi 2 kotti ja siis veel need riided kokku pakitud ja siis veel mingi toiduasjad ja mingi 100 asja. Ja siis ma tellisin Express takso. Iga kord on minu see promokood all, ma tuletan meelde, esimesel sõidul saate minus 5 eurot kasutada Victoria. Ja sõitsin siis taksoga siia. Leidsin ketsi üles ja nüüd me ootame, et saali minna ja mu koht on päris tühi, kuna ma ei jõudnud vahepeal süüa juurde osta. Ma hakkasin nüüd ütlema, et sööma minna, aga ja praegu inimesed seal niisama seisavad, me vist varsti hakkame minema. Mul on nii palav, mul kõht tühi, see kestab 2 tundi ja siin pole pausi, aga... Ma ei tea, ei see peab kirjutada. Aga muidu ma olen seda etendust oodanud juba nagu aasta aega, et näha. Seepärast, et siin on üliraske piletit saada, tavaliselt mu ema unustab ära või siis kui ta on proovinud, siis ta pole nagu saanud. Ja võib seda saada. Ja see on nagu üliraske saada, see on ju Linnateatri oma. Ja see Linnateatri etendus, seega ma olen nagu mega elevil. Seega me anname teile pärast etendust teada, kuidas meile see meeldis. Update, täna on järgmine päev, 24. jaanuar, 3. Ma jõudsin koju, ma tean ülivarast, mul jäi rahvatants ära ja seepärast ma sain kohe koju tulla, tavaliselt ma ei jõua teisipäeviti nii vara. Seega mõtlesin, ma teeks väikse Piaboxi kirjade avamise, siis ma avastasin, et mul on 2 kirja, mida ma ei ole avanud. Ja kõik, kes siis oli teadnud, jah, mul on Piabox, kuhu te saate kirju, pakke, mida iganes. Ja see aadress on alati videokirjelduses. Aga let's do this. See on siis Hanna-Liisa Kolbakovilt. Ning ta soovib mulle head aastavahetust, suur aitäh! Kas ma saan selle ette? Näe, siin on pilt temast. Täiega ilus. Ma loodan, see fokusseerib. See on siis Hanna-Liisa ja ta saatis mulle vist 2 kirja. Üks selline kiri, mille ma olen kohe varsti läbi ja siis on mingi pilt. Siia ta joonistas siis erinevad need sotsiaalmeedia logod ja siis puust, mis mulle täiega maitseb. Aitäh! Ja teine kiri on siis Martin Torbeik. Ikka veid suuremad ning vaatame, mis siin on. Pohv.
pilliks, soovime sulle rahulikku jõuluaega ja kõike paremat algavaks uueks aastaks. Lisasime ümbrikusse midagi käega katsutavat. Edu suurepärase YouTube'i kanaliga. Selline. Täiega äge. Oo. Head uut aastat. Oh. Siin on need minu Instagrami pildid. Osadel on nagu see kuupäev ja pealkiriga. Osad on lihtsalt niisama. Oh my god, neid on nii palju. Wow. Näevad nii head välja. Ja siis see on siuke pikem kiri ka. Minu mul on kohe varsti läbi. Okei, ma võtsin kõik need pildid siia laiali. Nii. Ma ei teagi isegi kummata. Panen peaks, et see on mul siin neid mustvalgeid pilte täis ja siia need väga ei sobiks. Aga lihtsalt nagu vaadake. Oota, ma teen pealt poolt. See veits peegeldab. Okei. Nii see ei peegelda. Põhimõtteliselt siin on siis need pildid, mis nad mulle saatsid minu Instagramilt. Ja siis üks on selline head uut aastat. See ei fokusseeri. Come on. No, siuke. Päris cool. Ma pean nüüd mõtlema mingi koha välja, kuhu need panna. Täiega äge. Suur aitäh. Ja mul on see, et ma tahan teile näidata, kuidas ma jäätist teen. Jah, ma teen ise jäätist. See oli niimoodi, et mul oli kodus vahukoort. Ja siis ma mõtlesin, et mida ma sellega teen. Et see läheb halvaks, ma peaks midagi tegema. Ja siis ma panin selle lihtsalt smuuti sisse. Blenderdasin ära, siis panin jääkülma mõneks ajaks nagu seisma, et läheks veits tahkemaks. Ja siis pärast, kui ma võtsin, see oli täiesti selle jäätise konsistentsiga, et sa said nagu sealt siukse palli võtta. Ma just mingi, see oli lihtsalt nagu väga maagiline hetk, et ma toppisin suvalised asjad kokku ja siis tuli jäätis, mis isegi oli hea. Seega ma proovin täna veel, ma tahaks sinna lisada vist veits mett ja laimi, et seal oleks rohkem nagu mingit huvitavat maitset. Ja vaatame, mis välja tuleb, aga mul on praegu see, et unemahla ei olnud, see oli otsa saanud ja nüüd ma pean seda sulatama, seega toppisin selle mingi kuuma vee sisse ja siis ma pean seda vett aeg-ajalt vahetama, sest see jahtub maha ja uuesti kuuma vee sisse panema, et see sulaks ära. Ja siis ma saan teile seda retsepti näidata. Seega ootame nüüd veidi. Ma täiega tahaks teha, et ma kohti mulle tüü. Kell on kohe 6:30 ja ma monteerisin praegu seda vlogi siiamaani ning mul on veel viimased klipid sisse tõmbamata. Ma unustasin teile rääkida eile sellest etendusest, sest et ma peale etendust Ketsil oli järgi tuldud, seega ta pidi kohe ära minema. Ma tellisin taaskord Exify'st endale auto, sõitsin koju ja siis ma olin nii väsinud, et ma ei suutnud enam vlogida. Seega ma räägin teile kiiresti nüüd, et meile täiega meeldis see etendus, see oli nagu ülinaljakas, me lihtsalt pool aega olime krampides. Aga kuigi seal saalis oli päris palju vanemaid inimesi, ütleks ma ikkagist, et see oli pigem noorte etendus, aga nagu umbes alates 14–15 aastastele, et noorematele ma väga ei soovita, sest et nagu nad ei pruugi lihtsalt nagu nendest naljadest aru saada ja alates umbes 15 aastastele. Aga ja see oli täiega äge ja meile hullult meeldis see. Ja nüüd ma tegin siis seda jäätist, aga sellega oli see probleem, et ma hakkasin seda jäätist tegema, siis ma avastasin, et vahukoort enam ei olnud, et mu vanemad olid selle ära söönud ja vahukoor oligi see nii-öelda põhikomponent, mida sa peaks panema jäätisesse ja siis see tuleb siuke hästi kreemine ja siis tekitabki selle jäätise konsistentsi, et see on siuke pehme, et sa saad sellest pärast need nagu jäätise kuule võtta ja niimoodi, aga see, kas tuli rohkem nagu smuuti moodi, aga see tuli ülihea ikkagist. Seega, kui te tahate jäätist, siis pange vahukoor lisaks, kui te ei taha, siis pange, kui tahate lihtsalt smuutina, siis pange lihtsalt rohkem mahla, aga põhimõtteliselt ma panin sinna siis külmutatud banaani, mille ma olin eile õhtul ära viilutanud ja siis lihtsalt külmkappi pannud, et see ära jäetuks. Siis panin marju, ma panin maasikaid, siis panin laimi, pressisin värsket ja siis sulatasin mikrolinahjus seda mett, et see paremini ära seguneks, seega ma panin veel mett magususe poolest. Ja värsket õunamahla, mis me oleme ise pressinud. Ja see oli ülihea, mulle täiega maitses, et see laimi ja mee kombo andis nii palju juurde. Sellist nagu teistsugust maitset, nagu see oli palju maitsekam, kuna muidu jäätunud puuviljadel ei ole nagu ülitugevad maitset, seega see laim ja mesi andis täiega palju juurde, mulle hullult maitsesse. Ja siis lõpus ma panin selle külmkappi, et see natuke läheks veel nagu paksemaks ja tahkemaks. Aga see oli mega hea ja praegu väga ei olegi rohkem. Nüüd on see, et ma tahaks vlogi ära lõpetada, siis ma saan selle eksportima panna ja õppima hakata.
ning rääkides minu peakanalist ja ma ise avastasin ka, et ma ei ole sinna nagu 2 kuud ühtegi videot pannud. Sellega on see, et alguses mul oli päris kiire, siis mul tekkis üks videoidee, ma planeerisin ma kõik ära, pidin hakkama filmima, aga siis sulas lumi ära ja siis ma olin nagu tore, mida ma nüüd teen. Siis mul tuli uus videoidee, millega ma hetkel tegelen, aga selle stsenaariumi kirjutamine võtab nii kaua aega, sest seal on nii palju vaja otsida, planeerida, üldse see on jube detailne töö, nagu see ettevalmistus võtab megalt aega, mul on kooli kõrvalt nagu suhteliselt kinni ja siis kui mul lõpuks tekib mingi vaba aeg, ma olen tavaliselt nii väsinud, et ma lihtsalt ei suuda enam nagu keskenduda, mul ei ole ideid, vaata ma olen puhanud olema, et sellist asja teha. Ja siis ongi, et see on päris keeruline ja mul ei ole nagu jaksu olnud, aga ma tegelikult tegelen sellega, ma ei jäta seda kõrvali või ma ei ignoreeri seda, ma ise ootan ka, ma juba täiega tahaks suut nagu peale vlogi nagu mingit teistsugust keerulisemat videot monteerida, kus sul on vaja rohkem mingi muusikasse panna ja detailset tööd teha, nagu ma täiega ootan, mulle nii meeldib seda teha, ma tahaks täiega juba filmida, kas see stsenaariumi kirjutamine võtab hullult aega, kas mul on vaja mingi inimesi leida. See tekitab stressi, seega lihtsalt olge kannatlikud, sinna kindlasti tuleb mingi hetk uus video, aga see tuleb siis, kui see saab valmis ja ma ei oska teile veel öelda, millal. Ja kui ma filmima hakkan, siis ma näitan teile kaadritaguseit, subscribe'iga, et neid näha. Aga visakes kindlasti pöidlad püsti, kui teile meeldis see vlog, sest et see teeb mind väga rõõmsaks, kui teile meeldivad need videod, mida ma teen, sest et kui teile ei meeldiks neid vaadata, siis ma ei teeks neid. Ning praeguseks kõik ja näeme järgmine kord. Tšauki!